Et harva on lavastajatel niisuguseid võimalusi, et nad kutsutakse niisuguse nulli juurde, et on inimesed, kes tahavad ühte niisugust teekonda läbi käia, ilma et seal oleks mingisuguseid konkreetseid etteantusi peale selle inimeste arvu või peale selle, mida nad ise kaasa suudavad võtta proovisaali. No muidugi tänapäeval peab kujundus varem valmis olema, et tegelikult meil ruum oli olemas ennem. Selle ma olin ennem valmis modelleerinud ja teinud, aga ta on ka suhteliselt niisugune kõikide võimalustega ruum, nii et ega ta meil väga palju jalus ei olnud nullist algamisel. Et ütleme, et see valge ruum, mis siis ka lavastuses saab nii-öelda täiendusi näitlejate poolt, et see nii algaski, et on valge ruum, mis me sinna paneme? 2 etteantust on sellel ruumil. Üks on see, et ta asub kuskil allpool. Sinna sisse saab ainult ühte käikupidi ja see on nagu trepist alla. Mingisugune allusioon, ma ei tea, varjendist või millestki muust. Aga seal ei ole midagi sellist, mis on varjendile omane, vaid ta on puhas, ilus valge galerii, nagu on galeriiruumid. No see on teatud mõttes ka niisuguse, kuidas öelda, nagu eksperimendi välja näitamine või kui 5 inimest saavad kokku, kui neil on veel ka mingisugune ülesanne, et me peame sinnamaani välja jõudma. Tulemus peab olema see protsess, et kuidas inimesed siis sinna jõuavad. See sinu jutt pärineb enam-vähem sellest sissejuhatavast tekstist, mida tuleb kirjutada siis, kui mitte midagi veel olemas ei ole. Et niisuguse asja sissejuhatav tekst on ikkagi suures osas lõks või mingisugune ettekujutus millestki, mida veel olemas ei ole. Aga tundus, et seda pole ka mõtet muutma hakata, sellepärast, et ta mingisugused põhiasjad seletab ära või annab mingisuguse võimaluse, kuidas sellesse asjasse suhtuda. Kuigi võib-olla koodi annab see Codex Serafinianus kätte, mida tutvustatakse ja millest on kuskil etenduse keskosas pikalt juttu. Kui seda lugu siis nüüd nagu ette ja tahapoole tõsta ajas, siis vist peaksid need asjad enam-vähem kokku jooksma. Minu jutt on muidugi segane, aga ma ei usugi, et siit midagi nagu väga selget peaks rääkima, sest see etendus ikkagi põhineb mitte ühel konkreetsel lool, vaid kaasaegsete inimeste vaatlemisel, kuidas nad meile paistavad, missugust elu me siin kõik elame. See on umbes niimoodi üldistatud 5 inimese tasemele, nagu kogu ühiskond on tehtud 5 inimeseks, erinevateks põlvkondadeks, erineva sooga inimesteks, erinevate mõtetega inimesteks, aga mitte tehes niisugust tavapärast karakteriloomet, vaid et iga inimese sees on ikka mitu inimest. Ei ole päris nagu püsivalt ühed ja samad. Võib-olla üks vanem mees, on selline, kes tegelikult kogu selles asjas ei muutu, kes on rohkem nagu vaatleja, kellel on veidi eripärane positsioon. Aga muidu jah, see on sellest, kuidas me tänast maailma, Eesti ühiskonda iseennast näeme. Kui palju on mõjutusi sellest, et see lavastus sündis tänavu kevadel niisugusel keerulisel ajal? Nii või teisiti see aeg mõjutab. Me ei ole seda nagu spetsiifiliselt siia sisse toonud. Kui on mingisugused asjad, mis seda eripärast situatsiooni, mis meid saadab, on saatnud ja ilmselt veel saatma jääb, kui seda meenutab, siis see on ikkagi pigem, alateadlik või juhuslik. Me ei ole sinna tahtnud seda gaasipedaali ehitada, et rääkida kuidagi sündmusest number 19. Aga selge on see, et me elame selles maailmas, kus see number 19 toimetab. Igal juhul tuleb see taustana nagu mõtlemisse ja olemisse kaasa. Põhiviirus on ikkagi meie geneetilises koodis või meie kehas, selles, kuidas see on üles ehitatud ja see ringi käiv viirus on lihtsalt üks külaline. Aga oli vähemalt mõnda aega mingisugune periood, kus te ei teadnud, millal seda üldse teistele näidata saab. Esietendus pidi olema algselt 27. aprillil. Esietendus toimus muuseas Zoomis meie oma vahel. Selleks ajaks oli minul see lavastus üles kirjutatud, nii-öelda lavastustekst oli mustvalgel fikseeritud, üks lavastus oli valmis. Lugesime selle ette ja siis pidasime Zoomis pidu. Nii et siis järgmine nii-öelda selle esietenduse võimalus oli Balto Skandalil. Seal oli siis justkui niisugune avalik esietendus ja päris teatripublik, kes ei ole festivalipublik, vaid see, kes tuleb teatrisse just nimelt seda asja vaatama, oli siis saalis täna, nii et meil on 3 esietendust ära olnud. Kuigi palju me tõesti ikkagi 1 kuu aega, ei natuke isegi rohkem, me tegime interneti kaudu proove, aga see oli ikkagi pigem juba, meil oli see materjal praktiliselt koos selleks ajaks. Lõpuks muidugi lavastus on ikkagi sellest lavastuskirjeldusest erinev, nii et kes kunagi seda lavastuskirjeldust loeb, siis tegelikult on see hoopis veel täiesti teistsugune asi. Seal on väga palju stseene ja tekste, mida meil lõpuks siia sisse jäänud ja on ka neid asju, mida me näeme, aga mida ei ole seal kirjeldatud. Kui päris selle teksti oleksime kõik ära teinud, mis oli lavastustekstis kirjas, siis ma arvan, et oleks etendus 1 koolitunni jagu pikem. Sa oled Rakvere teatris muidugi lavastanud palju ja näitlejad trupis on kõik sulle tuttavad vist. 3 nendest on ka sinu õpilased. Jaa. Jaunega me puutusime esimest korda kokku,
Peeter, Anneli ja Tarmo on tõesti, on minu õpilased ja ma arvan, et kõik tööd, mis ma olen Rakveres teinud, ei ole läinud ilma Peetri ja Annelita. Tarmo on veidi uuem mees Rakveres, temaga me oleme siin kokku saanud, oleme ühe korra saanud. Ja Toomas on ka ikkagi praktiliselt kõikides töödes kaasa teinud, sellepärast, et Toomas on selliseid harvu näitlejaid, kellel ta on väga suveräänne isiksus ja ta ei pelga ka seda oma näitleja mina kaudu väljendada. Ja niisugust inimestega on alati huvitav tööd teha, kes ei ole lihtsalt ainult üks niisugune savi sinu käe all, millest sa siis nukku voolid, vaid et see on ikkagi materjal, mis avaldab vastupanu, kui on oksakoht või on mingisugune muusugune asi, mis ei peaks just sedamoodi minema. Nad on kõik sellised inimesed tegelikult, et nendega on huvitav teha, sest neil on omad arvamused. Sellepärast ongi võimalik niisugusele teekonnale minna. See on niisugune tükk, mida ma arvan vaataja seisukohast oleks õige vaadata mitu korda, sellepärast et raske on korraga jälgida 5 inimest, kes teevad erinevaid asju, mis kõik võivad olla olulised. Ajuti teevad ühtesid samu asju ka, aga enamasti mitte. Eks sellega on arvestatud. Minul on alati meeldinud, juba lapsest peale mulle meeldis ja eriti on mul meeldinud nüüdsel ajal, kus neid asju on rohkem, on niisugused raamatud, kus on hästi täisjoonistatud pildid ja siis sa saad sealt otsida mingisugused asju nagu peitepildid, aga tegelikult võib-olla seal ei olegi midagi peidetud, aga lihtsalt lastega oleme kodus neid mänge mänginud, et võtta niisugune pilt ja siis otsi see üles või otsi teine üles ja see on nagu kohutavalt põnev kogu aeg. Mulle need peitepildid väga meeldivad ja see on ka ikkagi natukene niisugune peitepildi sarnane, mis ei olegi oluline, et sa kõike sealt seest ju näed või tundma õpid. Peitepilt ise on nagu oluline. Just nimelt niisugune pilt, kus sa ei suudagi kõike hoomata. See hoiabki su erksa ja ärkvel.